sirgelt käia. Siin on metalli. Elus. Kõik on elus. Viiglaas õu. Näita, mis puru läks. Vaata, Raul. Vaata, et see kohta siin on väga liiga. Ja. Seda on pärast filmi peal näha. Öeldakse, et killud toovad õnne. No siin laevas on õnne palju. Mis on filmid seal, ah? Tere! Mis teed siin? Võta Leo. Leo on meil selle kafeteeria perenaine. Või Eve, vabandust. Mis siin kohvikut ka siis? Tule vaata. No siin on ka juba perenaised hausad olnud. Puuteelid on. Kindlustusfirmas sa oled saanud, ah? Kuule, ma avasin. Avasid, jah? See oli natuke kaklus väiksem. Räägi, kes võitis, kuule? No Tünova võitis. Ega tuli Tünova on tugevad. No siin lendasid kõik need ahvad. Ça du chien, on a fait Mida? Ei, piha. Mis siis mänguasjadega? Mis selle kassaga? Kassa kukkus siit pealt, kukkus maha. Vaata, ma ei saa nagu aru, mis oli keegi pommitus või? Tähendab, et Ei, torm on. torm on või? 20 meetrit sekund. Koguni? Ja kassa kukkus siit maha, kõik kassetid ja kõik olid siin läinud. Siin on sul... Siin on meil tavaliselt jah seda supermarketi toiduladu, aga kuna laev läheb nüüd remonti, siis me peame kõik kauba välja viima ja sellepärast on see ladu küllaltki nutune siin. Oota, kas laev läheb sellepärast, et üks külg maha sõideti või? Ei. Mis seal õues juhtus, mingi kolks käis? Ma vaatasin siin Kristiina Kruis hulpis päris lähedal. Ega me temaga kokku ei vannud. Aga kes see külje maha võitis? See oli vist lootsikaater. Kuule, muidugi see on... Ma nägin kiiresti eemaldamas ühte väikest purjekat. Ja. Sa oled kurb kohe, palju nagu sinu kanda jääb siin see maksmise poole pealt? Järgmise aasta palka. Järgmine aasta töötan kahjude katteks. Aga palju siis sinu? Osta Saaremaa juustu. 1,5-kilone juustupakk maksab 25 marka. Kuule, nüüd ei ole aega reklaami teha, nüüd peaks Ei, no ma olen viimased juustud. Niikuinii kannad maha, eks ole. Saad vähemalt osa raha tagasi. 25 marka on tagasi saadud. Mida räägib asja pealtnägija, kes oli sündmuste keskel? Me istumine lauas ja alguses hakkas nagu kõigutama ühe külje pealt ja teise külje pealt. Ja üks klaas oli laua peal, siukse kõrge jalaga. Ja see kukkus ümber. Ei osanud keegi veel midagi aimata, et midagi juhtuda üldse võib. Küll ta natukene õõtsutas ja äkki vaatab, põmm, 2 inimest lendanud mööda. See hakkas nii äkki hakkas pihta. Kui ma istusin veel laua taga, seal on see parem pool, aknaalune pool, oli kui kõrgemal. Ja need, kes siin allpool olid, need nagu püsisid paigal. Ülevalt poolt, aga inimesi tuleb, lendasid nagu ämblikud, nagu kärbsed lendasid mööda. Ma nägin pärast, sa aitasid ka seal, üks vend lendas akna alt laua otsa ja kaks tükki viidi kanderaamiga ära. Helikopter käis järgi, mis mina. Helikopter? Helikopter, jah. Üks ema hakkas karjuma, siin oli vähe paanikast puudumaks. Paanikast vähe. Aga räägitakse, et inimesed olid teapidi laudade vahel kinni. Need polnud inimesed, need soomlased. No olid juua, vaata seal on, kes ka juua täis oli, ega see lendas, see sai pikema lennu. Mida rohkem õhku täis oli.
mõni oli eriti ülbe ju. Nii, jah. Ma sain õnneks sain jalad maha panna viimasel momendil. Aga pärast seda esimest suurt tõuget ta veel kõigutas veel mitu korda, jah? Ei, pärast esimest suurt tõuget ta tõukas niimoodi kuskil 26 korda niimoodi edasi. Ühe akna alt teise akna, sa nägid, mis tuba oli ju. Ma olin tänu sellele, seal pildi peal oli ka näha, et seal oli post ja posti kõrval kasvas puu. Ma olin peapidine vahel, sellepärast ma ei lennanud kaamera, saad aru, kaamera oli käe ulatuses. Ma ei saanud seda võtta, et keegi nagu oleks jalgadest tirina. Ja. Ma oleks muidu selle lennu saanud kõik peale võtta. No selge, sõidame veel laevaga. Kuule, ma järgmine kord tulen, siis siis mõtleme midagi muud välja, on ju? Ära pahanda matke vihastust. Polnud siin mingit tormi lihtsalt, et üks tuli norima. Sai pisut müratud. Sai pisut müratud, jah.